Ja tervitan teid kõiki tänases laivis. Kui sa kuuled, näed mind, ütle mulle tere, siis ma tean, et mind on kuulda. Ja ma tean, et osad saavad ka otse vaadata täna, kes andsid märku, aitäh teile. Nii ma korra kontrollin üle. Kas ma näen meie laivi? Nii. Jah, peaks täitsa olema näha. Nii et veidikene veel ootan teid. Kui te leiate kõik selle video üles, et siis saamegi alustada tänast vestlust. Ja tänane vestlus on meil siis intuitiivsetest võimetest. See on mul hästi selline lemmikteema. Et ma ootan, kui keegi ütleb tere, siis ma tean kohe, et hakkame pihta. Tere, Marju, väga hea. Intuitiivsed võimed. Me võime nimetada seda ka teisiti veidikene, võib-olla nagu spirituaalsed võimed ja kõik selline pool, et kuidas siis keegi ise nimetuse sellele paneb. Aga intuitiivsus siis, mis see intuitiivsus meil ka on? Intuitiivsus on siis tegelikkuses meie selline selge kanal ehk selge ühendus meie hingega ehk meie päris endaga, kõrgema minaga, kuidas jälle keegi nimetab seda. Ja see on ka selge otseühendus siis selle suure üliteadvusega. Nii et kust tuleb kõik äge info, sest kõik info on sulle tegelikult kättesaadav, kõik vastused on sinu sees olemas. Ja intuitiivsus ongi see selge kanal. Aga kahjuks on paljudel see siis täiesti kinni pressitud, lükatud, lukustatud, peitu pandud, sest see tundub väga hirmus. Kogu see teema, mis puudutab siis intuitiivsust ja intuitiivseid võimeid, tundub siis väga-väga hirmus. Kuidas sinul on? Kuidas sina tunned seda teemat? Tunned osadel? Juba sellest teemast rääkides on selline tunne, et mis jutt see nüüd siin jälle on. Nii et ühest asjast kindlasti oleks vaja aru saada. Et intuitiivsus ei ole sinu kõhutunne ega sinu sisetunne. Kõhutunne ja sisetunne on need, mis tõmbavad kokku sul siukse tunde teevad. Et sul tuleb korraks selline tunne sees. See on siis kõik, mis sinuga toimub, on siis mineviku kogemuste baasil reaktsioon mingisugusele olukorrale, mingile sündmusele, mingisugusele hirmule. Ja sellel ei ole siis mitte mingisugust pistmist sinu intuitiivsusega. See on puhas hirmupõhine teema ja kuna me teame, et hirm siis meil muudkui kuhjab ja kuhjub, et kui me hakkamegi midagi kartma ja juhtub mingisugune asi meie elus, mida me juba enne kardame, siis tekibki see kokkutõmbumise tunne ja see asi võibki siis juhtuda ja sa pärast ütled, et näed, ma ju teadsin, ma olin nii intuitiivne, et ma teadsin, et siit tuleb jama. Tegelikkuses on siis lihtne see, kui sa oled ülitundlik inimene, siis sa lihtsalt selle jama ise endale mõnusasti kohale tõmbasid. Ilma pikema jututa, kui sa oled ka supermanifesteerija, mida paljud ülitundlikud on, siis niimoodi see lihtsalt tuleb. Ja seal ei ole siis intuitiivsusega mitte mingisugust pistmist. Ja kõik me oleme võimsad intuitiivsete võimetega inimesed, absoluutselt kõik. On siis osadel ülitundlikel see rohkem avaldunud juba isegi vastu nende oma tahtmist. Aga enamusel on ta siis niimoodi lukku keeratud, et on ka siis elu ühe õppetunni osa võib-olla, et kas sa siis avad seda poolt endas või siis üleüldse mitte. Nii et tunneta, kuidas sinul see on, kas sa tegutsed rohkem siis kõhutunde baasil või oled sa ikkagi ühendust saanud ka oma intuitiivse poolega. Intuitiivne pool ei tekita kunagi halba tunnet. See on selgus, see on helgus, see on kindel teadmine, kindel arusaam millestki, kui sul info tuleb. Sa hakkad vastavalt sellele siis tegutsema, kui sa hakkad tegutsema rõõmuga,
selgusega, sa tead, et jah, nii on ja see tekitab pigem elevust, et seal ei ole siis kunagi see, et mingi asi nüüd hakkab kuskilt tulema, et see nii ei ole. Ja see intuitiivne pool on meil siis kinni pressitud juba lapsena ja ütleme niimoodi, et see hirm on olnud suur siis juba mitmeid sajandeid, mitmeid sugupolvi kannavad edasi siis seda koodi. Sest et kunagi inimestel oli siis väga selgesti see, et mida ei olnud silmaga näha, see oli hirmutav. Et kui mingi asi tundus liiga lihtne või mingid asjad toimisid niimoodi, et inimmõistus seda vastu ei võtnud, siis see oli juba hirmus. Ja sellest taheti kiiresti vabaneda, ükskõik millisel moel siis ja seda suruti alla. Ja see on meile tulnud siis ka esivanematelt edasi, et kes siis väga-väga kardab seda intuitiivset poolt endas või ei taha sellest isegi mitte rääkida, siis võib kanda ka seda koodi tõepoolest edasi. Sest intuitiivsus annab meile niivõrd palju infot, kuidas me peaksime mingisugust asja tegema, milliseid otsuseid me peaksime langetama, mida me peaksime üleüldse elus tegema, et just kättesaadavus headel asjadel, et kui kergesti see saab tulla ja seal peaks siis just kasutama seda oma intuitiivset poolt. Aga see siis tõepoolest võib olla täiesti peidus alla surutud. Ja võtame kas või nõiad, kes siis tuleriidal põletati vanasti, kes nad siis tegelikult olid? Olid näiteks naised, kellel oli siis ülihea ühendus loodusega, et nende intuitiivne pool siis see kanal oligi see, et loodusega niivõrd hea ühendus, et nad teadsid, milliseid taimi võiks kokku segada ja nende hingesoov oli inimesi aidata. Ja kui siis toimuski mingisugune tervenemine või iganes, millist energeetilist protsessi nad seal juures ka siis tegid, siis osadele inimestele tundus see nii hirmutav ja oligi siis vaja see hirm ära koristada sellega, et panna see inimene ruttu tuleriidale, et ei peaks sellega siis kokkupõrkeid olema. Eks on ju tänapäeval samamoodi, et paljud, kes isegi sõna näiteks võimed, tekitab sellist tunnet, et mis jama sa ajad, et hulluks oled läinud. Ja et mis võimed, et mingeid võimeid ju ei ole kellelgi olemas ja just ka halvaks panu nende inimeste suhtes ja nende inimeste poole, kes siis võib-olla midagi rohkem tajuvad, on siis väga suur tegelikult ka ühiskonnas, et ühiskonna surve pool ka. Nii et vahel sellest isegi ei julge ju rääkida keegi, kui keegi midagi kuuleb, näeb või tunneb. Et ma arvan, et kõik on sellega kokku puutunud. Ja lapsena juba siis, kui me näiteks hakkame siis tajuma seda maailma ja võtma oma uskumussüsteemi ja kõiki energiaid ja näiteks, kui me tajumegi näiteks nähtamatut maailma väga mõnusasti ja lähmegi ilusti jooksema oma vanemate juurde, ütleme, et ema, et seal magamistoas on keegi või kusagil on keegi ja siis kohe järsku laps napsab kinni selle ema hirmu. Issand, ema kardab seda, mis seal on. Ema kardab seda, ma pean ka kartma. Ja sealt tekib see lapse hirm, sest esimene reaktsioon ikkagi, kui ta sealt tulema hakkab, tal ei ole mitte mingisugust hirmu selles suhtes. Tal on üllatus, mis see seal on, kes see seal on ja kõik need asjad. Ja samuti siis, kui laps näiteks hakkab mängima oma nähtamatu kaaslasega, et paljud ülitundlikud lapsed siis, lapsevanemad teavad, et laps hakkab mängima kellegiga, keda ju kõrval ei ole. Tal on nimi ja ta tegeleb temaga, ta räägib temaga. Et hakatakse siis ka seda, et natukese aja pärast hakkame mõtlema, et äkki mu lapsel on midagi viga, äkki ta on imelik ja laps võtab selle signaali kohe kinni. Oot, ma ei tohigi temaga suhelda, et see on imelik, mu emme ei taha, et ma suhtlen sellise imeliku tegelasega siin, sest mu emme millegipärast ei näe teda ja surutaksegi see imeilus anne endas siis alla. No me ei saagi seda tegelikult nagu andeks nimetada, see on meie loomulik osa, mida me lihtsalt ei kasuta. Mina ise siis, kui palju ma olin oma võimeid alla surunud, see oli ikka mega. Ütleme niimoodi, et no ikka mida oli võimalik alla suruda, selle ma alla surusin. Et ma siin alles hiljaaegu tagasi hakkasin
hakkasin analüüsima endas seda, et mul on terve elu olnud nii kaua, kui ma ennast mäletan, see asi, et ma ei ole tahtnud inimestele silma vaadata. Et kui ma räägin inimesega, mul on väga-väga ebamugav vaadata inimesele silma. Ja ma hakkasin uurima, et mis seal taga on, sest et see on ju ikkagi häiriv. Ja hakkasin uurima, et kas seal on mingisugune häbi, kas seal on mingisugune hirm, kas seal on mingisugune asi, miks ma seda ei tee, et kas ma tunnen ennast ebakindlalt, sest ebakindlalt ma ennast kohe kindlasti ei tunne. Ja mis siis välja tuli ootamatult? Tuli ootamatult välja see, et ma sain lõpuks aru, et kui ma vaatan inimesele silma ja räägin temaga, siis hakkab tema kohta mul jooksma tohutult palju infot. Ma hakkan nägema, mis ta teinud on, mida ta mõtleb, mis ta lapsepõlves on, mis ta traumad on, mis ta jamad on. Ja loomulikult, kui see oli mul nii tugevalt ka välja tulnud, siis ma igal juhul tahan vaadata mujale, sest ma ju ei taha sellega tegeleda. Teine pool. Nagu ma eilses laivis ka tervise kohta rääkisin, et just enda nendest põsskaupapõletikest ja kui haigeks ma siis suutsin ennast tõmmata niimoodi, et ma ei tundnud lõhna seal, ma arvan, üle 10 aasta, võib-olla isegi rohkem, ma ei mäletagi enam täpselt. Ma ei tundnud mitte mingisugust lõhna ja see on ka siis tegelikult oma ande väga suur allasurumine, sellepärast et kui te olete minu kallistamise videot vaadanud ja ma olen rääkinud just seda, et mulle ei meeldi kallistada, sest inimene tuleb energeetiliselt mulle ligi, siis seal on tegelikult ka veel väga selge teine põhjus. Ja on ka siis selline supervõime inimestel, et kui ma tulen inimesele väga lähedale, siis ma tunnen tema lõhna ja ma ei pea siin silmas mingit parfüümi või mingisugust higilõhna, vaid selle inimese nahalõhna. Ja kui ma selle lõhna ära tunnen, siis juhtub kohe see, et mul täpselt samamoodi hakkab selle inimese kohta tulema mega palju infot. Ja see on samamoodi siis igapäevases elus väga häiriv. Nii et ma olin endal kinni pannud juba 2 väga suurt kanalit. Ja loomulikult ka kogu see ohvriroll ja depressiivne pool ja elu on halb ja kõik on halb, on siis väga tugevalt enda madalas energias hoidmine, et ma tõepoolest ei tuleks siit välja, ei tuleks siit lendu, ei avaneks ja et ei saaks üldse aru, mida ma siin elus teen. Nii et kui me räägime nendest intuitiivsetest võimetest, siis need on tõepoolest meis kõikides olemas. Aga lihtsalt seal ümber on väga-väga palju hirmu, vastupanu, isegi vastikust selles teemas, naeruvääristamist, kardetud naeruvääristatud saada, häbitunnet, kõik sellised asjad. Marju kirjutab, mul on ka ebamugav inimestele silma vaadata. Arvasin, et mu enda ebakindlus või muu teema. Võib-olla enda ebakindlus, see tuleb sealt kindlasti ära koristada. Et kui seda seal vähegi on, aga võib-olla siis ka muu teema, võib-olla sinu anne ja supervõime, et seda tuleb siis, on võimalik siis tuvastada. Ja lihtne on ka see, et sa ilmselgelt ei pruugi oma võimetest ja annetest mitte midagi teada, aga seda on siis võimalik ka täiesti tuua välja ja vaadata, mis asjad need on. Ja mina tahan sind jällegi kutsuda siis võimete avamise kursusele, mis siis sellel aastal on juba 3. kord septembris, 17. septembril, kus mina aitan sul siis avada uksed ja sinna maailma, et avada sinu võimed, ütleme niimoodi, sest see ei ole niimoodi, et kõik käib kuidagi vägisi või et ma teen nüüd ära sinu eest midagi ja see nii on. See on lihtsalt see, et kui palju sa oled valmis vastu võtma, aga ma vähemalt näitan sulle sinu potentsiaali ja näitan sulle, kuhu sa võiksid jõuda ja avan need uksed, mis võib-olla on olnud sulle suletud just nimelt energeetiliselt. Just, et sa jõuaksid oma sinna väe ja sisemise jõu maailma. Nii et sa võid ka kirjutada, kas sa kardad oma intuitiivset poolt. Et mida me siin siis ka mõtleme siis selle poole all ka just nimelt ka just nende võimete all just näiteks siis selgelt nägemist, selgelt kuulmist, selgelt tundmist, selgelt teadmist ja ka siis muud riburada pidi sinna juurde, nii nagu mina siis lõhna järgi infot võtan, silmade kaudu infot võtan, kõike seda muud. Et võib-olla näiteks oled olnud kogu aeg oma elus ülitundliku inimese hädas oma tunnetega ja tegelikult sa isegi ei adu, et need ei olegi päriselt sinu tunded.
et sina nopid, sa lähed välja, sa lähed näiteks poodi ja siis sa nopid teistelt inimestelt kõik nende tunded endasse. Ja siis sa ei saa aru, mis sul viga on, miks sa ennast niimoodi tunned ja sa hakkad järjest rohkem kartma ja sealt hakkab siis meil paisuma välja see ärevushäire väga kergesti. Nii et kui sina nüüd oma energiat ei juhi ja seda oma annet, et läbi siis oma tunnetuse, kuidas sa teisi inimesi tajud, seda juhtida ei oska, siis võib see tekitada väga palju segadust igapäevaelus, väga palju sellist ebamugavust ja ebameeldivust. Või siis selgelt kuulmine. Tavaliselt keegi, kes on selgelt kuulja, ega ta naljalt seda teistele nüüd ütle, kuule, mul mingid hääled räägivad peast, sest muidu saadetakse meid kohe sinna Paldiski maanteele ja öeldakse, et sa oled hull. Tegelikkuses lihtsalt on see, et ilmselgelt võib sul olla lahti see kanal, mille kaudu info tuleb sul hääle kaudu. See võib olla siis oma hääl, mis sinuga räägib või siis olla ka täiesti teiste hääled. Et nähtamatu maailma kaudu on see kanal sulle sealt avatud. Nii et sa võid isegi tunda seal, et sa hakkad hulluks minema ja loomulikult see hirm, et keegi saab sellest midagi teada. Või see häirib ka hästi näiteks magama jäämist, et kui keegi sul kogu aeg peas jutustab või täitsa sa kuuled reaalselt, et keegi su kõrval räägib midagi. Et ma tean, et see võib olla väga häiriv ja võib olla väga seltskonnarikas see piirkond, kus sa viibid. Et kui sul ikkagi mulisevad siin ümber väga suures kogused inimesed, siis sa peaksid oskama ka seda olukorda juhtida ja öelda, et lõpetage nüüd ära ja osata just neid nuppe ka kinni ja lahti vajutada, et millal sul seda just vaja on ja millal sul seda vaja ei ole. Selgelt teadmine on nüüd selline pool, mis on tegelikult kõige vähem, ma ütleks, need inimesed, kes on selgelt teadjad, nad ei suuda seda üldse nagu omaks võtta, sest neil puudub arusaam, et teisiti on ka võimalik, sest seal võib tulla info nii tugevasti mingite olukordade või inimeste kohta. Ja sa tead näiteks täiesti ootamatult inimeste kohta asju, mida sa ei peaks nagu teadma ja sa parem oled siis vait, sest et muidu inimesed hakkavad pidama sind imelikuks. Ja see võib olla samuti siis väga-väga häiriv ja sa ei saa aru, et tegelikult see kõik vastused tulevad sulle sedavõrd lihtsalt ja kõik, mida sa endale lood, tuleb sulle sedavõrd lihtsalt, et oleks targem liigutada see kindlasti positiivsuse poole peale, heade positiivsete tunnete ja mõtete poole peale, sest sa võid endale siis hetkega manifesteerida mida iganes sa soovid. Sest kui sa kisud sinna sellesse kanalisse nüüd mingi negatiivse mõtte, näiteks vaatad aknast välja, vaatad, et nii, ma arvan, et mu laps kukub nüüd kindlasti sealt alla. Iganes, kus ta turnib praegu, siis laps võib ka kohe kukkuda, sellepärast et sa oled nii selges ühenduses ja taotlus on nii võimas, et see võib siis ka juhtuda. Nii et seda oleks ka võimalik kruttida, et sa ei teeks sellist automaatset manifesteerimist negatiivses võtmes, sest see võib hakata elu väga-väga segama. Nii, aga selgelt nägemise poole peal siis just need, et nägemine, eesti keeles ongi ainult nagu kõige põhilisem ongi see, et ma olen selgeltnägija, eks ju. Et mida siis tähendab? See ei ole see, et ma nüüd selgelt näen teiste inimeste mingisuguseid asju. Sa võid näha, tõepoolest, sa võid näha silmad kinni mingeid fragmente, sa võid näha elu potentsiaali, mis ettepoole tuleb, mis on olnud lapsepõlves. Minul on hästi tugevalt see pool ka arenenud, et tajuda seal kõike, aga see võib olla ka täiesti mingid fragmendid, see võivad olla mingid kujundid hoopis, mida sa näed, see võib olla värv, sest igal värvil võib olla sinu jaoks sõnum, mida sa ei oska vastu võtta, nii et info sealt kõik tuleb. Nii et oma seda intuitiivset poolt ja oma võimed oleks väga hea kasutada igapäevaelus siis just, et kui sa pead tegema mingisuguseid otsuseid, kusagile minema, midagi tegema, midagi muutma, sest see muudaks su elu niivõrd palju lihtsamaks. Ja samamoodi aidata ka teisi inimesi läbi selle. Ja kohe on aru saada, kui sina ei saa aru, miks sa siin maa peal oled, miks sa siin elad, ehk sinu elu ülesanne või elu mõte, kuidas keegi seda nimetab. Kui sa sellest aru ei saa, see näitab, et sa surud alla oma intuitiivseid võimeid ehk oma intuitiivsust.
Ja võimete avamise kursuse üks suur osa ongi see, et teha lahti sulle need uksed, et sa saaksid aru, miks sa siin oled ja mida sa siin teed, sest see muudab koheselt sinu elukvaliteeti kohe väga-väga-väga palju. Ja võimete avamise kursusel me teeme täiesti selgeks, mis on siis sinul kõige rohkem arenenud see spirituaalne võime ja mis on teised ja need kõik on siis arendatavad. Minul on hea see, et mul on olemas nad kõik. Ma saan need kõike kasutada üsna kiiresti, mida ma parasjagu tahan, mis mulle mugav on ja sellepärast mul on kerge neid ka sinu juures näha. Et mul on kerge tuvastada, mis on sinu võimed ja näidata sulle sinu potentsiaali, et kuhu poole sa võiksid liikuda. See ei tähenda seda, et sa pead midagi tegema, see tähendab seda, et sul on võib-olla natukene suurem selgus, et sa saad aru, kuhu poole sa võiksid liikuda, sest valikut meie inimesena teeme ikka ise ja alati ise. Nii et võimete avamise kursusel me siis avame sulle uksed, teeme selle intuitiivsuse kanali täiesti lahti. Sa näed oma eluülesannet, sa näed oma supervõimeid ja saad teadlikkus sellest, milleks sa oled võimeline. Ja see kursus on siis live kursus. Esimene osa on sellest live, see toimub 17. septembril Tallinnas. See on terve päev, kestab see, kus me teeme siis väga-väga intensiivset energiatööd. Ja see on hästi pisikeses grupis ja pärast seda me lähme restorani sööma ja sealt jätkub edasi 2 kuud iseseisvat tööd siis kinnises grupis, tähendab grupitööd ja iseseisvat tööd, kus ma annan siis hästi palju harjutusi, sest kõik need intuitiivsed võimed on siis arendatavad läbi selle, kui sa harjutad. Kui sa harjutad järjest paremini ennast selle jalgrattaga sõitma, siis see tuleb sul järjest paremini välja ja selleks on vaja teha teatud harjutusi. Nii et sa saavutad siis täitsa selle meisterlikkuse, kui sa neid harjutusi kenasti tahad teha. Nii et selle korra nädalas siis 2 kuu jooksul annan ma sulle edasi siis ülesanded. Nii et see kursus iseenesest ei kestagi siis ainult 1 päev, vaid see kestab tegelikult siis 2 kuud. Nii ja võib-olla sa ei tea üldse oma jõust, sisemisest jõust midagi, et seal siis leiame selle. Ja samamoodi võib-olla avastad oma mingisuguse eluülesande, mille peale sa ei ole üldse tulnud ja mida sa tahaksid hakata siis rohkem arendama. Ja kõik see, mida rohkem sa oma intuitiivset poolt avad, seda rohkem siis kasu on sellest ka meie planeedile, sest sa tõstad oma vibratsiooni. Ja kindlasti ka sinu lähedastele, sulle endale, loodusele, loomadele. Nii et see pool. Kas sulle võiks pakkuda selline kursus üldse huvi? Sa võid kommenteerida ka. Vaatan, kas ma tahtsin midagi veel. Kas teil on küsimusi? Kas on küsimusi? Ma hea meelega vastan. Ja et kui seal ümber on hirmusid palju, sest sinna ma muidugi võtan need inimesed, kes ma näen, et on täiesti valmis selleks. Et põhiuskumused võiksid kindlasti siis korras olla või siis vähemalt paralleelselt teha, kui ma näen, et inimene on selleks valmis. Ja oma energiat võiks siis ka juba juhtida. Et need pooled siis peaksid olema paigas, et siis lähemalt vaadata. Ja nagu ma ütlengi, et siis vägisi neid avada ei saa, need intuitiivsed võimeid, aga et me avame need uksed, nii et kui sa oled selleks valmis ja võimalikult palju siis hirmusid ka eest ära koristanud, siis on võimalik seda teha. Aitäh kõik, mida jagada. Aitäh. Nii et mina igal juhul sind väga ootan. Nii et kui sa tahad teada, mis on siis sinu supervõimed, mida sa võiksid elus rohkem teha, millele tähelepanu pöörata ja kuidas oma intuitiivsusega, oma selle kanaliga, oma päris hingega head ühendust saada, siis ootan sind väga võimete avamise kursusele, sest et sinus on ka kõik see pool olemas, kõik täiesti. Ma panen teile siia, vaatan, kas ma saan siia postitada need lingid ka, kui sa soovid, siis ma ütlen, kas sa oled selleks valmis. Nii, ma vaatan, kas ma siit grupist leian.
selle postituse üles. Nii. Ja igal juhul, kui sul on küsimusi, kui sa tahad teha minuga sel teemal 15 minuti kõnet, arutada veel midagi, siis võime me seda teha. Kas sa oled selleks kursuseks valmis? Ja Triinu kirjutab, ja see kursus on ülivõimas ja ka teised siin, kes on olnud, teavad seda. Ja ma pärast jagan teile siia gruppi ja lehele ka siis Triinu tagasisidet sellele võimete avamise kursusele, mis Triinu eelmine aasta mulle saatis. Et kui oli 2 kuud siis möödas sellest kursusest ja olid kodutööd ka kõik tehtud, et siis te saate ka tagasisidet, et kui tore see oli. Ja veel seletan, sellel kursuse päeval me siis teeme kõigepealt hästi palju energiatööd ja FFT tehnikaga protsesse. Teiseks me teeme hästi toredaid ülesandeid, me teeme hästi vahvaid harjutusi, me teeme testi, mis on sinu võimed. Ja enne kursuse algust, sest sel nädalal, mis on enne 17. septembrit, mina isiklikult teen sinuga ühe kaugseansi, kus ma siis teen aktiveerimise seansid. Nii et ma aktiveerin sind selleks kursuseks, selleks programmiks, et selle me siis lepime ka eelnevalt kokku. Nii et kuna kursus on siis pisikeses grupis, kui sa tahad tulla, anna märku, panen sulle koha kinni. Nii et ootan sind igal juhul. Nii et kui praegu küsimusi teil ei ole, siis hakkame vaikselt lõpetama, aga kui on veel küsimusi, kas on veel mõistmatud mingisugused võimete teemad või intuitiivsuse teemad. Et vahel tundub, et keegi ei mõista isegi oma intuitiivsust või siis kui tuleb sõna võime, siis tekib niisugune võimed, mis võimed, pole inimestel mingeid võimeid. Ma ei taha sellest midagi teada. Sest et ja paratamatult on siis hirmutav, kui sa mõtled, et selle kaudu näiteks, et kui ma nüüd peaks hakkama selgelt nägema, et äkki tulevad mingid kollid mulle siia ja kõik need asjad ei käi niimoodi. Need asjad ei käi niimoodi. Nii, aga lingid on teile pandud, oled väga oodatud ja järgmine nädal toimub meil siis negatiivsetest mõtetest vabanemise väljakutse. Oled sina väga oodatud, see on tasuta väljakutse, tule osalema. Teeme natukene niisugust intensiivset, iseseisvat tööd. Et see saab ka tore olema, see on siis 4 päeva. Kui sa veel ei ole leidnud seda linki, siis leiad selle mu kodulehelt, näiteks ilanesipalt.ee või siis ka gruppidest või siis lehelt. Nii et aitäh, et sa kuulasid. Ma loodan, et sul tuli mõtteid selles osas. Usalda ikka oma intuitiivsust, mitte kõhutunnet. Ehk siis vaata, mis tunne sul sinna taha tekib. Kui on vähegi kokkutõmbumine, siis ei ole tegemist sinu intuitiivse poolega. Nii, ja kui keegi mõtleb, et aga ma tundsin ette, et ma ei tee seda, ma tundsin juba paha tunnet seal, siis seal võib olla ka see pool, et sulle tahetakse lihtsalt märku anda, kas siis sinu teejuhid, kaitseingel, et sa mingit asja teeks, et see ei ole ka siis otseselt intuitiivsusega seotud, vaid mingisugune märguanne. Sulle püütakse märku anda. Aga kohtume ja ma soovin teile väga imeilusat nädalavahetust. Tšau!